Tere, head kuulajad! Mina olen Dagmar Malkin Selsusest ja mul on väga hea meel, et olete tulnud kuulama meie järgmist ravijuhendite seminari, mille teemaks on täna infektsioonkontrolli standardnõuded. Tänast koolitust viivad läbi ravijuhendi töögrupi liikmed Mait Altmets, kes on Põhja-Eesti Regionaalhaigla infektsioonhaiguste arst, Eesti infektsioonhaiguste seltsi liige. Piret Mitt, Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonhaiguste arst ja Eesti infektsioonhaiguste seltsi liige. Annika Lemetsaar, Põhja-Eesti Regionaalhaigla infektsioonikontrolli õde, Eesti infektsioonikontrolli ühingu liige. Alice Svenski, Lõuna-Eesti Haigla infektsioonkontrolli õde, Eesti infektsioonkontrolli ühing ja Eesti õdede liidu liige. Kaidi Telling, Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonhaiguste arst, Jõgeva Haigla infektsioonhaiguste arst ja Eesti infektsioonhaiguste seltsi liige. Meie ametlikud ravijuhendite koolitused toimuvad meil koostöös Tervisekassaga, kes ka kogu projekti rahastab ning need koolitused on alati osalejatele tasuta. Kõik viimaste aastatel koostatud ja uuendatud ravijuhendid tulevad käsitlusele. Lisame need jooksvalt Med24 koolituskalendrisse ülesse. Ravijuhendid leiate ka aadressil www.ravijuhend.ee. Tunnistused tänase koolituse kohta saadame teile e-postile nädala jooksul. Kui te olete siin osalenud ja mingil põhjusel ei ole täna saanud oma tunnistust kätte, siis olge hea, võtke meiega ühendust konverentsid@selsus.ee. Ravijuhendi koolituste järelvaatamise eest väljastame me tunnistusi samuti. Tänane koolitus läheb salvestamisele ning kõikidele registreerunutele järelvaatamiseks 6 kuuks Med24 täienduskoolituskeskkonda ülesse. Kui video on üles laetud, siis vastava info saadame teile meilile. Saadame teile ka tagasiside küsimustiku, mille palume teil ära täita. Kogu koolituse aja on võimalik lektoritelt küsimusi küsida. Olge hea ja nätke need chatti. Meie vastame küsimustele, kui kõik lektorid on oma ettekanded ära teinud. Soovin teile huvitavat ja teadmisterohket seminari ja annan esimesena sõna Mait Altmetsale. Nii, tervist, rõõm näha, et nii palju huvilisi on sellisel põneval teemal nagu infektsioonikontroll. Ja minu ülesandeks on siis anda kiire ülevaade, miks me sellist ravijuhist üldse vajasime ja kus me seda kasutada siis saame. Et natuke taustainfoks ka, et siin eelmisel aastal Eestis läbi viidud tervishoiutekkeste infektsioonide levimusuurimist toimub Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrjekeskuse protokolli alusel leiti, et Eestis on haiglatekkese või tervishoiutekkese infektsioonidega patsiente 5,4% haiglas, mis teeb aasta peale ligi 8600 juhtu, mis on päris suur hulk inimesi. Euroopa kohta samad näitajad siis 6,8% ja 4,3 miljonit juhtu aastas. Ja väga palju on nendest tervishoiutekestest infektsioonidest seotud ka siis multiresistentsete mikroobidega, mis on veel täiendav tervisemure Euroopas. Ja patsient liigub erinevate raviasutuste, haiglate, ambulatoorse osa, päevaravi, päevakirurgia osa vahel, et neid kokkupuuteid haiglakeskkonnaga, tervishoiutöötajatega on patsiendil mitmel juhul ja need infektsioonikontrolli meetmed on siis need, mis takistavad haigustekitajate ülekandumist siis kas pindadelt või meie käte vahendusel patsiendile ja nii me hoiame patsiendi tervena ja kõikide patsientide puhul siis tuleb neid reegleid jälgida. Taustas ka lühidalt, et selle teema algatajaks oli Eesti infektsioonhaiguste selts 2019 aastal juba ja aastal 2021 siis sai sellega ka tegelema hakata ravijuhendite nõukoja koos ja aluseks sellele on siis Austraalia juhis, mida me lootsime üle võtta otse, aga päris nii see ei läinud, et kõik need punktid mis ravijuhisel on uuesti kõik üle hinnatud. Ja käsitlusalad nüüd täna räägitakse ka üle, aga põhiliselt korra veel üle maininud kätehügieen, isikukaitsevahendid, pindade puhastamine, tervishoiu- ja hooldekodutöötajate vaktsineerimine ja ka patsientide kaasamine on üks osa sellest ravijuhisest.
ja ta on mõeldud siis kõikidele tervishoiuasutuste ja hooldekodutöötajatele ja nende koostööpartneritele. Mida me selles juhises ei käsitlenud, on näiteks üks osa on kontaktpiiski õhkisolatsiooni käsitlus ja selle taustaks on see, et me alustasime selle juhendi loomist pandeemia ajal ja siis tundus, et piiski õhkisolatsiooni osa võib-olla läheb ülevaatamisele, kuidas neid käsitleda ja tegelikult need vaidlused ei ole siiani veel lõppenud ja selle tõttu see osa jäi sellest juhisest välja ja on ka mitmeid teisi punkte, mis tegelikult on Eestis kaetud siis kas mõnes määruses või seaduses või siis ei mahtunud selle konkreetse juhise alla, aga võib-olla mõnes teises järgmises juhise osas me saame ka neid punkte käsitleda. Ja koostajateks siis ka siin slaidil välja toodud, et kes töörühma kuulusid, kes sekretariaati ja konsultantidena ja lisainfon ütlen ka veel, et patsiendi juhis on ka detsembris minemas ravijuhendi nõukotta kinnitamisele ja siis on ka võimalik seda siis nii ravijuhend.ee kodulehel kui ka trükistena leida. Ja aga see oleks sissejuhatuseks minu poolt kõik. Ja anname siis edasi sõna Piret Mitile, kes räägib meile kätehügienist. Mait, sa pead jagamise lõpetama, ma ei saa. Vabandust. Nii, tere, et mina räägin ühest infektsioonikontrolli väga olulisest standardnõuete osast kätehügienist ja ma alustan sellega, mis see kätehügien on ja miks me seda teeme ja hiljem jõuan juhendi soovituste juurde. Kätehügien on mikroobide hulga vähendamine kätelt ja see mõiste hõlmab käte antiseptikat, kätepesu vee ja seebiga ja küünte ja käenaha hooldust. Meie kätel on 2 tüüpi mikroobe. Osad mikroobid koloniseerivad meie nahka ehk elavad meie nahal kogu aeg. See on siis meie enda mikrobiomi osa ja teised mikroobid on ajutiselt meie nahal, sattudes sinna teistelt inimestelt või esemetelt ja pindadelt. Ja need mikroobid võivad olla ka haigustekitajad. Ajutised mikroobid võivad aja jooksul paljuneda meie kätel, seega on oluline nende õigeaegne ja korrektne eemaldamine. Ja kõige rohkem leidub mikroobe küünte all, seejärel peopesal, sõrmede vahel ja käeseljal. Kätehügien on lihtne meetod vältimaks nende mikroobide levikut. Tervishoiuasutuse hooldekodu töötaja käed võivad saastuda mikroorganismidega ehk võimalike haigustekitajatega pärast lähikokkupuudet patsiendi või siis hoolekandeasutuse kliendiga, pärast kokkupuudet pindadega, kuna ka patsiendi ja kliendi lähiümbruses on samad mikroobid või pärast kokkupuudet teiste töötajatega. Kui nüüd töötaja ei puhasta neid käsi õigel hetkel ja õigeid meetodeid kasutades, võib ta mikroobe käte kaudu ühelt patsiendilt teisele patsiendile või pindadele edasi kanda. Ja nõrgenenud organismis võivad mikroobid siis põhjustada tõsiseid infektsioone ja ka töötaja ise võib siis nakatuda haigustekitajaga. Kuna mikroobid ei ole silmale nähtavad, siis ei ole võimalik tihti aru saada, kas käed on saastunud või mitte ja seega on oluline teha kätehügieeni õigetel hetkedel, millest siin loengus siis ka hiljem räägime. Ja kätehügien eemaldab nii neid mikroobe, mis on ajutiselt meie kätel, kui ka vähendab meie enda nahal elavate mikroobide hulka. Ja korrektse kätehügieniga aitame vältida võimalike haigustekitajate levikut iseendale, teistele inimestele ja ümbritsevatele pindadele. See kaitseb siis nii meid kui ka meie patsiente. Edasi räägime erinevatest kätehügieeni meetoditest, et käte antiseptika on käte töötlemine antiseptikumiga, mis on siis alkoholi sisaldav aine ja mida kantakse kuivadele kätele.
Käte antiseptika on eelistatud meetod enamikus olukordades, kus on vajalik teha kätehügieeni, sest see on tõhusam meetod kätel olevate mikroobide hulga vähendamiseks kui pesemine vee ja seebiga. Lisaks on siis ajakulu väiksem ning uuringutes on näidatud, et antiseptika kahjustab vähem nahka kui pesemine vee ja seebiga, et see üleliigne käte pesemine vee ja seebiga kahjustab siis hüdrolipiidkihti, mis kaitseb meie nahka. Seega eelistagem käte antiseptikat. Nüüd sellel pildil on siin lilla värvusega siis tähistatud piirkonnad, millele kätehügieeni tegemisel tuleb rohkem tähelepanu pöörata, sest need võivad tihtipeale ununeda. Ja seetõttu ongi siis kätehügieeni tegemisel oluline tehnika. Maailma Terviseorganisatsioon on töötanud välja käte antiseptika tehnika juhendi, mis on ka meie juhendi lisamaterjalides. Ja käin põgusalt üle põhimomendid, et kõigepealt siis kanda antiseptikum kuivadele kätele, koguse osas järgida tootjapoolseid juhiseid, kuid on oluline, et käed peavad olema piisavalt märjad. Siis hõõruda peopesi vastamisi ja seejärel hõõruda parema käega vasaku käe selga sõrmed vaheliti, et korrata siis sedasama teise käega, see on selline liigutus. Siis edasi hõõru peopesi vastamisi harali sõrmedega, hõõruda parema käe peopesas vasaku käe sõrmede pealispindu, selline liigutus siis hõõruda parema käega ringeid liigutusi tehes vasaku käe pöialt, et see pöidla liigutus, et meil jällegi ei ununeks see pöial ära. Siis sõrme otsad puhtaks teha teisel pool ka ja käsi hõõrutakse kuni nende kuivamiseni, et nagu ma ütlesin, see kogus ei ole oluline, aga piisavalt märg oleks ja kui käed on piisavalt märjad, siis antiseptika võiks kesta vähemalt 20 sekundit. Siia alla lisasin ka ühe lingi, see on siis New England Journal of Medicine ajakirjast, kus te saate vaadata selle kätehügieeni videot, et seal on väga kenasti näidatud, et sealt just osa 5 siis vaadata. Soovi korral saate seda teha. Edasi siis kätepesust vee ja seebiga, mille eesmärgiks on silmaga nähtava mustuse, mikroorganismide ja eoste eemaldamine. Et ka kätepesuks on Maailma Terviseorganisatsioon välja töötanud tehnika, et alustuseks jälgida, et riided ei puutuks kokku kraanikausiga, siis niisutada käed ja randmed sooja voolava vee all korralikult märjaks, vältida kuuma vett, sest see võib nahka ärritada, seepi doseerida piisavas koguses ja kanda see märgadele kätele ja randmetele ja edasine tehnika ei erine käte antiseptika tehnikast, et ka hõõrumine kestab siin vähemalt 20 sekundit, mille järel siis loputatakse käed. Ja pärast loputamist on tähtis käte korralik kuivatamine, sest näiteks kinnaste kasutamine märja käega võib põhjustada siis nahaärritust. Ja kuivatadagi siis hoolikalt käed ja randmed ühekordse paberrätikuga ja nüüd on oluline, et siis see veekraan ka tuleks sulgeda selle paberrätiku abil, sest siis väldite käte saastumist. Ja kogu see kätepesuprotseduur kestab umbes 40 sekundit kuni 1 minut, et see on siis pikem kui käte antiseptika. Nüüd, millal teha kätehügieeni? Maailma Terviseorganisatsioon on koostanud kätehügieeni näidustuste 5 momenti ehk miinimumnõuded, millal alati tuleb teha kätehügieeni, et takistada mikroobide levikut. Ja see on ka meie ravijuhendi esimene soovitus, mis on praktiline soovitus. Ja need 5 momenti on siin pildil ära toodud, et käime need momendid kõik ükshaaval ka läbi, aga enne seda rõhutan veel seda, et kindad ei vabasta kätehügieenist. Räägime siis nendest näidustustest täpsemalt, et esimene näidustus või esimene moment on enne kokkupuudet patsiendi või kliendiga. Sellel hetkel on kätehügieeni oluline teha, et me oma kätega ei tooks mikroobe patsiendile või kliendile, näiteks enne kontakti hooldustoimingutel, pesemine, riietumine, enne vererõhu mõõtmist, enne pulsi katsumist, et siin lihtsalt mõned näited toodud. Teine moment on enne aseptilist tegevust,
Siin on oluline kätehügieeni tegemine, et ka vahendid ja instrumendid ei saastuks mikroobidega ja seeläbi mikroobid ei satuks patsiendi organismi, näiteks siis enne invasiivseid protseduure, enne silmatilkade panekut, enne veresuhkru mõõtmist. Ja kätehügieeni tuleb teha ka enne kinnaste kasutamisele võtmist, et see on oluline esiteks, et me ei saastaks kindakarpi ning kinnastes võivad olla ka mikrodefektid, mistõttu ka mikroobid pääsevad sealt läbi. Kolmas moment on siis pärast kokkupuudet kehavedelikega, näiteks pärast kokkupuudet vere, uriini limaskestadega ehk siis pärast haavade sidumist, uriinikoti tühjendamist või mähkmete vahetamist. Ja sel hetkel on vajalik kätehügieeni teha, et vältida töötaja käte saastumist mikroorganismidega. Ja on oluline meeles pidada, et saastunud kehapiirkonna puudutamise järgselt, näiteks mädase haava sidumisel, tuleb teha ka kätehügieeni enne sama patsiendi puhaste kehapiirkondade puudutamist. Isikukaitsevahendeid nagu kindad, kittel või põll ning mask tuleb kanda, kui on protseduuril oht kokkupuuteks kehavedelikega ja seetõttu tuleb teha kätehügieeni pärast vastavate isikukaitsevahendite äravõtmist, sest need võivad olla saastunud kehavedelikega protseduuri järgselt. Ja kuna mikroobid ei ole silmaga nähtavad, siis tuleb teha kätehügieeni ka siis, kui isikukaitsevahendid ei ole silmaga nähtavad määrunud. Neljas moment on pärast kontakti patsiendi või hooldekodu kliendiga. See näidustus on eriti oluline, kui töötaja tegeleb rohkem kui ühe patsiendiga, näiteks ühes palatis on mitu patsienti või füsioteraapiat, siis ka erinevate patsientide vahel tuleb seda kätehügieeni teha. Viies moment on pärast kokkupuudet pindade ja esemetega kliendi lähiümbruses, näiteks pärast voodipesuvahetust, pärast voodiäärte, potitooli, siis muu katsumist, pärast ratastooli lükkamist, et siis on oluline teha just seda kätehügieeni, sest pinnad ja esemed võivad olla saastunud mikroobidega. Ja kätehügieeni tegemisega väldib siis töötaja enda käte saastumist ja mikroobide levikut mujale. Nagu eespool rääkisin, siis enamasti piisab kätte antiseptikast, aga teatud situatsioonides tuleb ka käsi pesta. Ja nendeks situatsioonideks on, et kui käed on silmaga nähtavalt määrdunud enne kokkupuudet toiduga, pärast siis tualeti kasutamist või siis patsiendi kliendi mähkmevahetust, pärast nuuskamist, aevastamist ja köhimist käele. Ja ravijuhendi tõendusmaterjali otsinguga valmis ka meil järgmine soovitus, et pärast Clostridioides difficile või ümbriseta viiruse, näiteks noro- ja rotaviirus, põhjustatud infektsiooniga patsiendi kliendiga kokkupuudet, peske käed vee ja seebiga ning seejärel tehke kätte antiseptika. Seda siis sellepärast, et antiseptikumi toimeaine alkohol ei toimi eostele. Clostridioides difficile on anaeroob ja tal on väliskeskkonnaks vaja moodustada eosed, et seal ellu jääda ja nendele eostele ei toimi siis alkohol ja samamoodi siis ümbriseta viirustele. Aga siin on nüüd oluline meeles pidada, et kätepesule järgneb alati kätte antiseptika, sest kui vesi ja seep toimivad eostele ja ümbriseta viirustele paremini, siis antiseptikum on just efektiivsem teistele mikroobidele kui vesi ja seep. Köhimisel ja aevastamisel võivad haigustekitajad levida otse siis ühelt inimeselt teisele või võivad haigustekitajad sattuda kätele ning levida saastunud käte ja pindade vahendusel ühelt inimeselt teisele. Ja sellega ei leviks, tuleb järgida köhimise ja aevastamise käitumisjuhiseid ning ka selle kohta meie ravijuhendis, siis ravijuhendi lisas infomaterjal, mida te siin näete. Ja lühidalt siis nina ja suu kaetakse köhimisel ja aevastamisel pabertaskurätiga ja taskurätiku puudumisel kaetakse nina ja suu käsivarrega. Ja kuna on siis viiruste hooaeg, siis rõhutan ikka ka selle üle, et ärge minge haigena tööle ja kui tõesti peate teiste inimestega kokku puutuma, siis hingamisteede infektsioonide sümptomite esinemisel kandke siis maski. Mis on veel oluline, et kätehügieeni saaks teha korrektselt, et ravijuhendi teine soovitus on lähikokkupuutel siis patsiendi kliendiga ja tema lähiümbrusega ning aseptilistel tegevustel ärge kandke sõrmuseid, kellasid, käekette ja võrusid ning nutiseadmeid,
ütleme siis randmel olevaid nutiseadmeid. Et uuringutes selgus, et mikroobe leidub nende töötajate kätel rohkem, kes kannavad sõrmuseid ja käekelli ja need takistavad korrektse kätehügieeni tegemist, sest nende alt ei saa mikroobe eemaldada. Ja ravijuhendi 3. soovitus käsitleb küüntega seonduvad. Mikroobid on ka küüntel, seetõttu peavad küüned olema terved, puhtad ja hooldatud. Uuringutes leiti, et mikroobe esines rohkem pikemate küünte puhul võrreldes lühematega. Ja seega on siis soovitus, et küüne pikkus ei tohi ületada sõrme otsa. Nüüd lakitud küünte, kunstküünte ja püsikeellakk ja küünte kaunistuste kandmine ei ole lubatud, sest uuringutes on leitud, et kunstküünte ja püsikeellaki kandmise korral on rohkem mikroorganisme kätel. Ja tõendusmaterjali otsingutel leidsime siis ka uuringuid, milles nähti kunstküünte kasutamise seos konkreetse mikroorganismi põhjustatud infektsioonipuhanguga tervishoiuasutuseks. Näiteks oli siis vastsündinute intensiivravi osakonnas pseudomonas aeruginosa puhang ja seda seostati just töötaja kunstküüntega, kus siis leiti see sama mikroob. Ja lisaks takistavad siis ehete kandmine ja pikad küüned ka isikukaitsevahendite korrektset kasutamist. Nüüd seda meie ravijuhendis otseselt ei ole, aga ma arvan, et see on ka väga oluline moment, et regulaarne käte hooldamine on vajalik nahakahjustuste ennetamiseks. Hooldusvahendid soodustavad naha kaitsemehhanismide säilimist ja need reguleerivad niiskust, hoolitsevad naha elastsuse ja pehmuse eest. Ja käsi tuleb hooldada hooldusvahendiga nii tihti kui võimalik, kasutada tööandja pakutavaid kätehooldustooteid, et mitte võtta siis kodust kreemi tööle kaasa mikroorganismidega saastumise ohu tõttu. Ja kreemitada ainult puhast ja kuiva nahka ja pärast kreemi kasutamist peab siis see vahend ka naha sisse imenduma. Ja vahetult enne kinnaste kasutamist ei soovitata kasutada kätekreeme ega salve, sest nende hooldusvahendite sees olevad ained võivad siis seda kaitsekinda materjali ja antiseptikumi koosmõju põhjustada naha ärritust. Ja kokkuvõtteks, et mikroobide leviku vältimiseks on vajalik teha kätehügieeni õigel ajal, on oluline osata teha kätepesu ja antiseptikat õige tehnikaga ja on oluline järgida siis köhimise ja aevastamise käitumisjuhiseid. Et nende nõuete järgimine kaitseb siis nii patsiente, kliente, külastajaid kui ka meid endid. Aitäh! Tänan, doktor Mitt, ja tuleme siis Tartust tagasi jälle Tallinnasse ja anname seda edasi Annika Lemetsaarile ja kindlasti pange väga tähele, sest tema ettekande puhul me näidatakse ka, kuidas siis õigesti kõiki vahendeid tuleb kasutada, nii et huvitavat jälgimist. Mõni moment, natuke kadusid slaidid ära. Tere, ka minu poolt olen Annika Lemetsaar ja täna siis räägin isikukaitsevahenditest, mis on seal just selle juhendi kontekstis ja ma ei maini siin eriti direktiive ega standardeid, need on kõik juhendites olemas vastavate isikukaitsevahendite juures. Aga isikukaitsevahendid siis kaitsevad koos või eraldi kasutades limaskesti, hingamisteid, nahka ja riietust kontakti eest mikroorganismidega. Ja isikukaitsevahendite kasutamine on oluline nii töötaja kui ka patsiendi kliendi kaitseks. Ja isikukaitsevahendeid on erinevaid ja valik sõltub siis toimingust, protseduurist ja mikroorganismide leviku teedest. Isikukaitsevahendeid on mitmeid ja siin mul on nad üles loetud, et tööriided on ka üks osa isikukaitsevahenditest, siis kilepõll, kaitsekittel, kaitsekindad, kirurgiline mask, respiraator, prillid, visiir. Tööriiete osas tahan öelda seda, et tööriided peaksid olema mugavad, nad peaksid taluma kindlasti vähemalt 60 kraadi pesemist ja ka kõrgel kuumusel triikimist.
ja tööriideid ei pesta kodus, vaid selle eest peab hoolitsema tööandja või asutus, et tööriided saaks korralikult pestud. Ja lisaks see, et ideaalis on, et iga vahetuse alguses saaks võtta uue komplekti tööriideid. Ja täna siis räägingi isikukaitsevahendid, miks, millal ja kuidas tuleb neid kasutada. Väga palju kasutatakse meil kilepõlle ja siin juhendis on ka toodud välja see, et kilepõlle tuleb kanda tegevustel, kus patsient, klient võib puutuda kokku töötaja tööriietusega. Näiteks see ongi oluline, et kui te olete lähikontaktis patsiendi kliendiga, näiteks mähkmete vahetamine, sidumine, patsiendi hügieen, et siis tuleb kasutada kilepõlle. Kilepõll on ühekordne, see tähendab patsiendi kliendi põhine. Ja kui kilepõlle ette hakkame panema, siis eelnevalt tuleb teostada käte antiseptika. Panete kilepõlle korralikult ette ja seote tagant kinni. Ja kilepõlle äravõtmisel on jälle oluline, et kui te võtate põlle ära, siis seda tuleb teha patsiendi kliendi juurest lahkudes, et lisaks ei tohi seda saastunud osa ei tohi minna kokku tööriietega. Ja kindlasti peab see jälle nagu ka kilepõlle enda tööriietest kehast eemal kokku keerama ja panna sinna vastavasse jäätmekotti. Ja kui te olete kilepõlle eest ära võtnud, siis jälle tuleb teha käte antiseptika. Kaitsekittel. Isikukaitsevahend, mis on mõeldud tööriiete kaitsmiseks teatud meditsiinilistel protseduuride või uuringute ajal. Ja siin juhendis on räägitud pritsmekindlast kaitsekitlist, et kanda siis sellistel protseduuridel või uuringutel, et kaitsta nii patsienti, klienti kui ka töötajat vere ja teiste kehavedelike ja mikroorganismide edasikandmise eest. Ja lisaks kaitsekitlit ka kasutatakse isolatsioonis olevate patsientide juures, eriti kontaktnakkuse isolatsioonis ja kaitsvas isolatsioonis olevate patsientide juures. Kaitsekitli selga panemine. Et kaitsekittel, kui panna seda selga, siis ta peab katma tööriided, kõik tööriided. Tuleb valida õige suurusega kaitsekittel, et ei tekiks sellist olukorda, et kaitsekittel on lohiseb mööda maad või siis on liiga väike ja võib isegi katki minna, kui on ta liiga väike. Ennem kui kaitsekitlit panete selga, siis tuleb teha jälle käte antiseptikat. Ja oluline, et kaitsekitlil tuleb siis nii kaelapaelad kui ka vöökohapaelad korralikult kinni siduda. Ja selga panemisel on jälle see ka, et kui kaitsekitlit lahti võtta, siis see ei puudutaks põrandat ja et tuleb natukene kõrgemal seda hoida. Ja kaitsekitli seljast äravõtmisel on erinevaid mooduseid, aga eelkõige peab ikkagi jälgima seda, et kui me kitli ära võtame, ei saastuks tööriided ega ka töökeskkond. Tuleb kitli väliskülje puudutamist kinnastamata kätega vältida ja siis edasi kaitsekindad. Kaitsekindad kasutatakse väga palju tervishoius, vahest isegi väga palju. Ja eelkõige me peaksime kaitsekindaid kasutama töötaja või patsiendi, kliendi kaitsmiseks mikroorganismide leviku eest meditsiinilistel protseduuridel või uuringute ajal.
Kindad tuleb kätte panna vahetult ennem protseduuri, vahetult ennem patsiendi juures. Kindlasti tuleb panna kindaid siis, kui on oht protseduuril vere ja teiste kehavedelikega. Siis, kui puudutakse patsiendi limaskest või vigastatud naha puutumist ja ka lisaks ravimite ettevalmistamisel, näiteks antibiootikumide lahustamisel ja teistel ravimite puhul peaks kasutama kaitsekindad, et kaitsta oma käenahka. Ja nii nagu ka Piret ütles, siis kinnaste kasutamine ei asenda käte antiseptikat. Olen kuulnud palju ütlevast, et ma ei pea käte antiseptikat tegema, et ma panen ju kindad kätte või siis, et kunstküünte puhul on, et mul võivad ju need olla ja et ma panen kindad kätte. Aga nii nagu ka Piret ütles, et ka kindad võivad sisaldada vähemalt 10% mikroavasid, mis tootmise käigus on siia lisandunud ja sealt need mikroorganismid võivad edasi liikuda. Kaitsekindad peaksid kindlasti olema meile täpselt õige suurusega. Kui on liiga väiksed kaitsekindad, siis võib tekkida purunemise oht ja ka käte liikuvus on piiratud. Kui kindad on liiga suured, siis jälle tekib olukord, kui ei ole head tööd teha ja need kinnastega ja siis tekibki selline olukord, et ei tahaks need kindad käest ära võtta. Ja ennem kui kaitsekindaid kätte panna, siis tuleb teha käte antiseptika. Nagu ma ütlesin, vali sobiva suurusega. Kindaid tuleb ka vahetada, näiteks kui te olete patsiendi kliendi juures ja peate siirduma niinimetatud mustalt tegevuselt puhtale tegevusele, siis samamoodi tuleb vahepeal kindad vahetada. See tähendab, et võtate kindad käest ära, teete käte antiseptika ja panete uued kindad kätte. Siis samuti peab kindaid vahetama protseduuri ajal, kui kinnas läheb katki, et ei tekiks olukorda, kus sellel kindlasel ei ole mingisugust funktsiooni. Kaitsekindaid ei pesta ega ei tohi ka töödelda neid antiseptikumiga. See antiseptikum on alkoholi baasiline ja ta murendab selle kinda materjali väga ära. Ja kui kindaid nüüd käest ära võtta, siis eemaldamine on selline väga lihtne. Tuleb üks kinnas võtta teise käe sisse, sinna kinda sisse ja siis siit niimoodi sõrmedega lasta teistpidi keerata kinnas ja kinnas ära visata. Aasta mõttes jäätmekotti. Ja ennem kui kaitsekindaid kätte panna, tuleb teha käte antiseptikat, nagu ma ka ütlesin, aga siin on ka veel üks põhjus on see, et kui meil on karbis 100, 200, 250 kinnast, siis tahame siit võtta 2 kinnast ja saan ühe kinda kätte, aga ma saan teise kinda kätte niimoodi, et ma saan siit pöidla juurest kätte. Ja kui mul on nüüd käte antiseptika tegemata, siis tegelikult ma juba saastan need puhtad kindad ära ja ma võin patsiendi juurde mikroobe edasi kanda, mis minu käte peal juba on. Sellepärast on ka üks oluline see, miks tuleb teha käte antiseptikat ennem kui võtate kindad karbist välja. Ja samamoodi, kui olete kindad käest ära võtnud, teete käte antiseptika, et kõik need mikroobid, mida on sinna kinda alla jäänud, te saaksite eemaldada. Nii. Siis on meil olemas isikukaitsevahendid, mis kaitsevad meil nina ja suupiirkonda. Juhendi järgi on see pritsmekindel kirurgiline mask.
ja kasutatakse siis patsiendi kaitseks hingamisteede mikroorganismide eest, näiteks steriilsetel protseduuridel. Lisaks ka hingamisteede viiruste hooajal ja töötaja kaitseks hingamisteede mikroorganismide eest ja vere ja kehavedelike eritiste pritsmete tekke ohu korral. Ja maski puhul on oluline see, kui me võtame siit karbist maski, siis tavaliselt on siin väljaspool on see osa, mis jääb ka meil väljapoole. Paneme selle maski korralikult ette ja vormime siit nina pealt, et ta oleks meil korralikult ees. Maski ei tohi kanda niimoodi, et nina on väljas, lõua all, siin kõrva küljes, käe küljes, mida iganes, et ka mask on selles osas on isikukaitsevahend, kui te panete selle maski ette, siis see mask jääb ette. Aga vahest võib juhtuda, et siin karbis on maskid valesti ja oluline on vaadata seda, et kui teil tekib kahtlus, kumb osa peaks olema väljapool või kumb seespool, siis vaatate siit neid volte, kui need voldid lähevad allapoole, siis see tähendab, see on väljapool peab olema see osa. Et see on väga oluline, et kui mask on kolmekordne, siis see välimine osa just ongi see pritsmekindel osa, mis ei lase meil pritsmeid enda hingamisteedesse ja suhu sattuda. Mask tuleb vahetada kohe, kui ta on määrdunud või on saastunud ja ka märg või siis 3 tunni möödudes. Ja maski äravõtmise juures on jälle, et me ei tohiks oma tööriideid ja kehapiirkonda saastada, võtame maski ära ja viskame kohe jäätmetesse. Ei pane taskusse, ei pane kuskile mujale riiuli peale, et järgmine kord jälle uuesti kasutan. Nagu ma ütlesin, mask on ühekordne ja kui me oleme selle eest ära võtnud või seda juba puudutanud, siis me viskame ta sellega jäätmetesse. Ja pärast seda, kui oleme maski ära eest võtnud, teeme jälle käte antiseptika. Respiraatorid. Meditsiinilised respiraatorid, mis vastavad teatud standarditele ja direktiividele ja tervishoius, siis me kasutame respiraatoreid, mis on märgistusega FFP2 ja FFP3. Ja nad kaitsevad siis, respiraatorid kaitsevad siis kandjad sissehingatavate haigustekitajate eest. Ja tavaliselt kasutatakse respiraatoreid kas siis õhklevi infektsioonide korral või siis aerosoole genereerivate protseduuride korral. Et siin on näiteks, meil on olemas respiraatorid klapiga, klapita ja kaetud klapiga respiraatorid ja see on täpselt, tuleb leida vastavalt protseduurile, millist respiraatorit me siis peame kasutama. Respiraator on ühekordne, kui me oleme ta juba ette pannud ja võtame selle eest ära, siis me ka viskame selle respiraatori ära. Ei jääda jälle kuskile riiuli peale, taskusse ega veel erinevatesse kohtadesse. Ja respiraatori ettepanemisel on oluline, see on siis nüüd klapiga respiraator, et eelnevalt loomulikult teeme käte antiseptika ja võtame selle, paneme ette, et oleks korralikult ja kummid lähevad siis, üks läheb siia kukla taha, teine läheb siia ülesse. Vormime korralikult siia nina ja et oleks ka lõug
kaetud ja siis tuleb, et teada saada, kas see respiraator töötab korralikult, tuleb teha lekketest. Et hoiate seda ja hingate kõvasti sisse ja välja ja siit nendest kohtadest ei tohi tulla õhku, seda on kohe tunda, kui see õhk siit tuleb. Kui nüüd nina juurest tuleb õhku, siis lihtsalt korra proovige seda nina vormida uuesti ja kui tuleb siit kuskilt alt, siis võite kumme proovida ja uuesti lekketesti teha. Kui te tunnete, et see respiraator ei kaitse teid piisavalt, siis te peate lihtsalt leidma omale teist sorti või väiksema või suurema respiraatori, aga ilma lekketestita ja ei tohi minna näiteks selliste patsientide juurde, kus on seda respiraatorit vaja kasutada. Ja respiraatori äravõtmisel on jälle oluline, et kui te võtate eest ära, et võtate siit kummidest kinni ja jälle endast eemale, et ei oleks ohtu, et saastate ära oma hingamisteed selle, mis siin see väline pool on. Ja pärast seda, kui olete respiraatori eest ära võtnud, siis teete te ka jälle kätte antiseptikat. Siis on meil veel kaitseprillid ja visiir. Kaitseprillide puhul on oluline, et millal neid tuleks kasutada, et neid kasutada siis, kui on suur oht vere ja kehavedelike või teiste eritiste pritsmetega ja kasutatakse siis naha ja silmade kaitsmiseks. Ja ettepanemisel, kui te panete prillid ette, siis on ka, et need prillid oleksid teil korralikult ees. Enda isiklikud prillid ei ole isikukaitsevahendid, et kui teil on omal prillid, siis kaitseprillid tuleb siia ette teile panna oma prillid ette. Ja samamoodi kaitseprillide, kui ta on teil ees, siis me siin vahepeal neid ei puuduta, ei kinnastega ega kinnastamata kätega. Ja kui nüüd see tootjapoolne juhis ütleb, et nad on korduvkasutatavad, siis neid võib puhastada, aga kindlasti võib nende vee ja seebiga puhastada, võite ka alkoholivaba desinfektsioonivahendiga puhastada. Ja see on ikkagi, need prillid jäävad ikkagi teile isiklikult, mitte nii, et mina puhastan ära ja homme võtab keegi teine need prillid. Et need on ikkagi teie omad, aga te võite neid mitmekordselt kasutada, kui nad ei ole eritistega määrdunud. Kui nad on ikkagi väga määrdunud ja nad enam ei paista läbi, siis tulevad ikkagi prillid tuleb ka ära visata jäätmetesse. Ja isikukaitsevahendite kasutamisele võtmise järjekord siis on ka, et kõigepealt, kui me hakkame isikukaitsevahendeid panema ja me peame panema nüüd kõik kaitsevahendid omale külge, siis teeme kätte antiseptika. Seejärel panete kaitsekitli või siis kaitsepõlle. Seejärel kirurgilise maski või siis respiraatori. Oleneb protseduurist, oleneb toimingust, siis visiiri või siis kaitseprillid ja kõige lõpus siis pannakse kätte kaitsekindad ja kaitsekindad siis, kui on kitliga koos, siis kaitsekindad peaksid kindlasti minema üle selle kitli varruka, et ei tekiks sellist olukorda, kus siin oma nahk jääb kaitseta. Ja kui see isikukaitsevahendeid hakkate ära võtma, tavaliselt tehakse seda kas siis patsiendi lähipiirkonnas, mitte kuskil eraldi koridoris või lähete palatist välja ja hakkate kuskil koridori peal oma isikukaitsevahendeid ära võtma. Ikkagi nagu patsiendi selle toimingu juures võtame kaitsevahendid ära. Ja
eemaldamise järjekord on siis vastupidiselt, et kõigepealt võtame kaitsekindad, siis kaitsekitli kilepõlle või siis võtate kaitsekindad ja kaitsekitli koos niimoodi, et ei saastaks oma tööriideid ära. Seejärel visiir või kaitseprillid. Kui on vaja, teete visiiri või kaitseprillid puhtaks ja seejärel kõige viimasena võtate ära siis kirurgilise maski või siis respiraatori. Kui on respiraatoriga tegemist, siis kus te peate respiraatorit kasutama, siis respiraatorit alati tuleb võtta ära väljaspool patsiendi piirkonda, see tähendab, et kui juba uks on kinni, sest seal on tegemist õhklevi nakkusega, kui on respiraatorit kasutate ja siis, et ei saastaks, et ei nakatuks seal nende mikroorganismidega. Ja siis juba teete kätte antiseptika, kui te olete kõik need ära võtnud. Lisaks on meil juhendis ka tabelina välja toodud steriilsete isikukaitsevahendite kasutamine. Et seda tabelit saate te vaadata, milliste protseduuridel, toimingutel, milliseid kaitsevahendeid peate kasutama. Kas on vaja steriilset kaitsekitlit panna, steriilseid kindaid panna või siis piisab teistest isikukaitsevahenditest, et seda saate sealt juhendist ilusti vaadata. Tänan tähelepanu eest, ootame küsimusi ja järgmisena Alice. Ja anname siis sõna edasi Alice Venskile, kes räägib meile pindade puhastamisest ja desinfektsioonist. Palun. Tere! Minul on siis teile tutvustada ravijuhendi punktid puhastamise ja desinfektsiooni kohta. Igapäevaselt me katsume töö juures sadu, kui mitte tuhandeid pindu, on need siis lülitid, perfuusorid, steriilsed lauad, voodiääred, mis iganes. Ja seetõttu on puhastamine ja desinfektsioon tervishoiuasutustes ja ka hooldekodudes oluline, et vältida mikroorganismide ülekandumist pindade vahendusel. Need on olulised nii patsiendi, kliendi kaitsmiseks kui ka tervishoiutöötaja kaitsmiseks. Haigla keskkonnas ja teenuse kvaliteet on samuti tagatud, kui me tegeleme regulaarselt puhastamise ja desinfektsiooniga. Täna siis vaatame üle need peamised mõisted. Räägime puhastamisest, desinfitseerimisest. Räägime Clostridiast difficile ja ümbriseta viiruse eripäradest ning multiresistentsete mikroorganismide eripäradest puhastamise ja desinfektsiooni seisukohalt. Mis see puhastamine siis õige on? Et tegelikult on puhastamine täiesti omaette protsess, mille tulemusel siis eemaldatakse pinnalt kas siis eritseplekid, mustus, veri, aga sealjuures ka enamik mikroorganismidest. Ja puhastatud pind siis peaks olema visuaalselt puhas. Nähtavat mustust sealt ei tuvastata. Ja selleks kasutatakse siis puhastusainet, vett ja mehaanilist mõju. Et mehaaniline mõju võib siis olla käsitsi põõrumine või ka näiteks masinpesu. Puhastamine ei tähenda, et pinnad on mikroorganismide vabad. Selleks, et saada pinnad mikroorganismide vabaks, on vaja desinfektsiooni. Ja see on siis protsess, mille tulemusel eemaldatakse esemetelt ja pindadelt keemiliste või füüsikaliste vahenditega mikroorganismid, et oleks siis see pind mikrobioloogiliselt ohutul tasemel. Selleks, et desinfektsiooni teha, on meil vaja desinfektante. Ja desinfektant on siis aine, millega saab mikroorganisme hävitada, muutes nad elujõutuks. Ja see toimib siis tootja poolt ette nähtud toimaja jooksul
ja loomulikult ka vajalikus kontsentratsioonis. Et desinfektandid jaotatakse 3 peamiselt. Alkoholipõhised, need siis sobivad alkoholi taluvatele pindadele, tööpinnad, metallpinnad, aparatuur, et üsna laialt meditsiinis kasutatav. Lisaks on siis ka alkoholivabad desinfektandid, sest kõik pinnad ei talu alkoholi ja tihtilugu on see üldpuhastusainega koos. Ja toimeained on siis amiinid, plantaarsed ammooniumühendid, samuti tensiinid, mis on siis pindaktiivsed puhastusained. Nendega desinfitseeritakse siis sellised alkoholile tundlikke pindu, näiteks saturatsiooniandur, madratsikate, mis võib paraneda sellised. Ja siis on muu toimeainega, ehk siis näiteks vabanev aktiivhapnik, peräärikape, naatriumhüpokloriid või kloriidoksiid. Nendest räägime me ka pisut hiljem, et desinfektandi toimet eostele, bakteritele, viirustele ja seentele saate näha ravijuhendi lisast 3. Liigume siis puhastamise juurde. Puhastamine on siis vajalik kõikides tervishoiuasutustes ja hoolekodus olevates üldkontaktpindades ja need vajavad siis regulaarset tähelepanu. Sagedamini kasutatavaid pindu tuleb ka sagedamini puhastada, ehk siis tuleb arvestada riskipiirkondadega, mida tutvustan ka teile mõne hetke pärast. Tavaliselt toimub puhastamine üldpuhastusaine ja veega. Kindlasti tuleb järgida tootjate poolseid juhiseid. Üldpuhastusainega töötlemisel tulevad mikroorganismid kergemini pinnast lahti ja mehaaniline puhastamine, ehk siis pinna hõõrumine, vähendab mikroorganismide hulka pinnal. Pärast üldpuhastusainega töötlemist ja mehaanilist puhastamist eemaldatakse veega loputamise teel mikroorganismide jäägid ja üldpuhastusaine jäägid. Puhastusmeetodeid on siis 3, et kasutatakse kuivpuhastust, see on siis peamiselt tolmueemaldus, kas mikrobiotlapiga või ka tolmuimejaga. Niiske või väheniiske pühkimine, see on siis niisustatud koristuslapi või mopiga pinna töötlemine. Ja siis on märgpuhastus, kus siis kasutatakse üldpuhastusaine lahust koos mehaanilise pinnatöötlusega, et need on sellised masinpesu meetodid. Ja seejärel siis on oluline ka pind kuivatada. Näiteks, mida ka põrandapesumasinad teevad. Puhastamist hinnatakse visuaalselt või siis fluoresseeruva keeli abil ja tegelikult saab hinnata ka puhastuse kvaliteeti või taset siis ATP testimise meetodiga ja mikrobioloogilise testimisega. Siin te siis näete, kuidas ravijuhendis on riskipiirkonnad jaotatud. Ehk siis kõrge risk on sellised intensiivraviosakond, põletus, kus siis on patsientide immuunsus rohkem haavata saanud ja seal siis tuleb pindade vahendusel levivatele mikroorganismidele rohkem tähelepanu pöörata. Aga ka tavaosakonnas on see oluline tähelepanu pöörata. Ja madalaks riskiks hindame siis hooldekodu, mis siis võiks olla selline kodune keskkond kliendile, küll aga peab ta seda kodu siis kedagi teisega jagama. Desinfektsioon. Desinfektsiooni siis kasutatakse puhastamise järgselt ja üldjuhul kasutatakse seda siis, kui on multiresistentsete organismidega saastumine toimunud või siis sellistel pindadel, kus me võime eeldada, et võib olla rohkem mikroorganisme. Ja desinfektsiooni vajadust saab siis, aitab hinnata ka siis meie ravijuhendis välja toodud tabeli abil,
selle leiate lisa 2-st. Ma tõin teile ka mõned näited siia, et ülevalt näete siis, et mis riskipiirkonda teie puhastatav ala peaks kuuluma ja mida siis selleks vaja on. Näiteks duši puhul tuleks siis kasutada üldpuhastusainele lisaks ka desinfektanti ja piisab, kui 1 kord päevas või siis pärast kasutamist seda duširuumi puhastatakse ja desinfitseeritakse, kui on multiresistentsete organismidega kokkupuude. Aga näiteks elustamiskäru puhul kord nädalas või pärast kasutamist piisab, kui teete üle üldpuhastusainega. Ja üritasime siis Austraalia juhendist üle võtta ka siia sellised kordade arvud, et kui tihti mingisugust pinda peaks puhastama, sest uuringuid selle kohta väga ei leidnud. Ja suure riskiga piirkonnas on mõningatel kohtadel siis vaja kontaktpindasid puhastada 2 korda päevas. Lisaks siis tulevad erisused Clostridioides difficile ja ümbriseta viiruste puhul, kus siis, nagu te juba Pireti loengust kuulsite, need ei taha hästi alkoholidele alluda ja ka nii meie uuringud seda välja tõid, et ravijuhendis siis selline soovitus, et Clostridioides difficile infektsiooni ja ümbriseta viiruste puhul, milleks on siis näiteks noro- ja rotaviirus, tuleks siis lisaks puhastamisele kasutada desinfitseeriva vahendina naatriumhüpokloriidi. Et peamiseks arutelupunktiks sai, et kas see klooripõhine ühend, mida kasutatakse, on õiges kontsentratsioonis, et siin juhul siis kindlasti tuleb kasutusjuhenditele ja ohutuskaartidele tugineda ja teha lahused siis vastavad, et saada eostele ja spooridele toimeaine. Samuti tuleb siis jälgida aega. Arutlusel olid ka teised desinfitseerivad ained, mida te siis ka sealt lisa 3 tabelist näete, et tegelikult toimib eostele ja ümbriseta viirustele ka näiteks perjäädikappe vesinikperoksiid, kuid töörühm hindas, et need võivad olla tihtilugu kallimad ja tervishoiutöötajad on juba klooripõhiste ainetega harjunud ning seetõttu sai selline soovitus tehtud. Lisaks siis multiresistentsed mikroorganismid, ka nende puhul toetusime pigem Austraalia ravijuhendile, kuid siiski tegime siis näiteks MRSA, vancomycin resistentne enterokokk või siis kui on näiteks multiresistentne Acinetobacter, siis tuleks lisaks puhastamisele siis ka need kontaktpinnad sobiva desinfektandiga töödelda. Et see on oluline, et vähendada nendes piirkondades siis pigem ohtlike mikroorganismide levikut, mis siis võivad nõrgestatud immuunsusega haigete puhul edasi kanduda haiglakeskkonnas kergemini. Ja me ootame ka siis teie küsimusi ja mina tänan. Ja liigume siis edasi järgmisele teemale ja lisavõimalused pindade desinfitseerimisel, kas on vajalikud ja sellest räägib meile Kaidi Teeling. Tere kõigile! Eelnev ettekandja rääkis põhjalikult, miks pinda ja puhtus tervishoiuasutustes on oluline ja kui keeruline see tegelikult on, et pinnad mikroobivabaks saada. Mina räägin teile sellest, et kas on mingeid lisavõimalusi, mis võiksid pinda ja puhtade püsimist soodustada ning teha pindade puhtana puhastamise lihtsamaks ja efektiivsemaks ning seeläbi aidata vähendada hospitaalinfektsioone. Kas need lisavõimalused seda kõike ka teevad, selgub loengu käigus.
Käesoleva juhendi valguses räägin 3 lisavõimalusest. Pinda desinfitseerimisel, mille kohta juhendit tehes sai tõendusmaterjali otsitud ja ka soovitused antud. Need on aurustavad vesinikperoksiid, ultraviolettkiirgus ja antimikroopsete ainetega töödeldud pinnad. Aurustavad vesinikperoksiidiga desinfitseerimiseks kasutatakse spetsiaalseid seadmeid, mis toodavad kas vesinikperoksiidi auru või aerosooli. Aerosooli puhul toodetavad osakesed on suuremad ning vajavad eraldi passiivset laiali tuulutamist. Meetodid kasutatakse vaid lõpppuhastusel, kuna vesinikperoksiidi auruga desinfitseerimisel ruumis inimesi olla ei tohi. Aurustatud vesinikperoksiidi kohta pindade täiendava desinfektsiooni meetodina lõpppuhastusel leidsime mitmeid väga erineva kvaliteediga uuringuid, mis näitasid, et sellel on toime mikroorganismide vähendamisel pindadel. Samas uuringuid selle kohta, et kas see vähendab ka tervishoiutekkeste infektsioonide esinemist, me väga ei leidnud. Leidsime vaid ühe süstemaatilise ülevaate, mille põhjal mõju tervishoiutekkeste infektsioonide esinemisel oli väike. Hindasime ka võimalikke lisaressursse, mis oleks siis vajalik selle masina kasutamisele võtmiseks teha. Kindlasti on tegemist päris olulise rahalise kuluga masina ja tarvikute ostmiseks ning hooldamiseks. Ajaline ressurss töötajate koolitamiseks, desinfitseerimisprotsessi läbiviimiseks. Tavaliselt võtab see 2,5 kuni 5 tundi. Samuti tuleb arvesse võtta seda, et desinfitseeritav ruum peab olema tühi, seal ei tohi olla inimesi. Ja kõik pinnad ja ruumis olevad tarvikud tuleb enne desinfitseerimist puhastada. Kõik avad ruumis tuleb sulgeda, aknad ventilatsiooniavad. Ja tuleb töötajaid koolitada ka selles osas, et aurustavad vesinikperoksiid võib tekitada limaskessade ja hingamisteede ärritust, et see ohutus on päris oluline. Seega, arvestades eelnevat, nentisime, et vaja oleks rohkem uuringuid vesinikperoksiidi auru tõhususest tervishoiutekkeste infektsioonide vähenemisele. Ja võib-olla, kui kõik muud metoodikad on ennast ammendanud, et te olete tõesti puhastanud, desinfitseerinud tavapärasel viisil, kuid on tekkinud puhang, siis võib olla vesinikperoksiidi auru kasutamine täiendava meetmena põhjendatud. Ja seega tavaolukorras lõpppuhastusel vesinikperoksiidi auru me desinfitseerimiseks kasutada ei soovita. Andsime eitava soovituse. Ultraviolettkiirgus. Ultraviolettkiirgusega desinfitseerimiseks kasutatakse UVC kiirgust tootvaid lampe. Peamiselt kasutatakse 2 tüüpi seadmeid. Madala rõhu all elavhõbeda auru sisaldavate lampidega seade, mis toodab UVC kiirgust pidevalt, ja impulssvalgusega ksenoonseadmeid, mis toodavad siis UVC kiirgust lühikeste impulssidena. Ksenoonseadmed on oluliselt ohutumad, kuna nad ei sisalda elavhõbedat ja ka on nende tööaeg lühem võrreldes elavhõbeda auru sisaldava seadmega. Siis 10 kuni 20 minutit versus 45 minutit. Selleks, et UVC kiirgus pääseks erinevaid pindu desinfitseerima, tuleb ruumi desinfitseerimise käigus kasutada kas mitut seadet, näiteks 3, või siis liigutada seda seadet ruumis ringi, et ta pääseks erinevate pindade ligi. Praegusel ajal on meil olemas juba ka muidugi UVC robotid, mille puhul siis kogu see protsess toimub automatiseeritult. LED-kiirguse efektiivsuse kohta lisameetmena desinfitseerimisel leidsime tõendusmaterjali Clostridioides difficile, metitsiliinresistentse Staphylococcus aureuse ja vankometosiinresistentse enterokoki vähendamise kohta pindadel. Leitud tõendusmaterjal andis paraku vastandlikud tulemused mikroorganismide vähendamise kohta pindadel ja tõendusmaterjali infektsioonide vähenemise kohta meil leida üldse ei õnnestunud. Samas on UVC seadmete puhul samuti olulised soetamise ja hooldusega seotud kulud ja samuti nõuab see siis lisaressurssi desinfektsioonile kuluva aja näol, personali koolituse kujul ja enne desinfitseerimist tuleb samuti kõik pinnad ja ruumis olevad tarvikud puhastada.
sest orgaanikaga kaetud pindu ei ole mõtet selle aparaadiga töödelda. Ja personali tuleb siis koolitada ka jällegi ohutuse teemadel, et tuba peab olema tühi, et seal ei tohi olla ei personali, patsienti ega klienti, sest UVC kiirgus võib siis otsesel kokkupuutel kahjustada silma, võib põhjustada siis fotokeratiiti ja nahaärritust ja pikemal kokkupuutel olla ka kantserogeenia. Arvestades seda, et tegevuse efektiivsus on küsitav ning nõuab olulist lisaressurssi, siis oleks see meede võib-olla mõttekas kõrge riskiga osakonnas või puhangute korral, kuid praegusel hetkel siis ei saa me anda soovitust ultraviolettkiirguse kasutamisele lõpppuhastusel täiendava meetmena, lisaks standardsele puhastamisele. Kolmas meede, antimikroopsete ainetega töödeldud pinnad. Kas need võiks anda mingisugust lisaefekti? Leidsime uuringuid, milles oli hinnatud vasem, organosilaani, hõbeda ja kvaternaarse ammooniumi polümeeri mõju. Uuringuid leiti nii pehmete pindade kui kõvade pindade kohta. Ja mida me siis teada saime? Et leidsime väga vähe uuringuid, mis olid siis keskmise kuni madala tõendatuse astmega, et pindaja töötlemisel antimikroopsete ainetega oli mõju mikroorganismide hulga ning ka tervishoiutekkeste infektsioonide avaldumise vähendamisele. Meetod tundub paljulubav, kuid tegemist on väga ressursimahuka meetodiga, et kõik need pinnad maksavad väga-väga palju. Siis, ja kuna ka see tõendusmaterjal, mis me leidsime, ei olnud väga veenev, et jõudsime järeldusele, et meil oleks vaja parema tõendatuse astmega uuringuid ja andsime ka selle metoodika kohta praegusel hetkel negatiivse soovitusega. Ei soovita seda tavaolukorras kasutada. Ja kokkuvõtteks, praegusel hetkel olemasolev tõendusmaterjal ei võimalda anda soovitust lisavõimaluste kasutusele võtmiseks igapäevapraktikas. Kahjuks peame ikkagi jääma nende tavapäraste puhastamise ja desinfektsiooni meetodite juurde. Tänan teid tähelepanu eest. Aitäh! Ja liigume siis edasi tervishoiuasutuste, hooldekodude töötajate vaktsineerimiseni ja koolitustele. Palun, doktor Argmet. Doktor, teil on mikrofon kinni. Ja. Täna kuidagi lähevad kõik asjad viltu. Et täna mul on siis hea võimalus asjad kokku võtta ravijuhendi soovituste viimaste osadega, milles siis esimene puudutab vaktsineerimise soovitusi. Need on antud siis meil koostöös immuunprofülaktika ekspertkomisjoniga, kes on need meie ettepanekud läbi vaadanud ja omad täiendused sinna antud, et sellisel moel on nad siis juhendisse jõudnud. Aga tervishoiuasutuste ja hooldekodu töötajate osas me räägime eelkõige siis täiskasvanutest, et meil on juhendis on küll piiratud arv haigusi, mille vastu me soovitame vaktsineerida, aga kui me võtame täiskasvanute vaktsineerimise laiemalt, siis tegelikult neid haigustekitajaid, mille vastu võiks täiskasvanu olla kindlasti vaktsineeritud, on rohkem, nii et kui keegi tahab täpsemalt üle vaadata, et kas ja kui hästi ta on oma vaktsineerimistega ajakohane, siis vaktsineeri.ee lehelt täiskasvanute rubriigist leiate siis täiendavat infot. Aga nüüd siis ravijuhendi soovituste juurde, et soovitus on siis järgmine, et võimalusel vaktsineerige tervishoiuasutuste ja hooldekodu töötajaid vaktsiinimängitavate haiguste vastu. Need on eraldi tabelis 2 ravijuhendist toodud, et kes siis ravijuhendi alla laeb, see leiab need ka sealt üles. Ja soovitustes on siis mõningad erinevused tervishoiuasutuste ja hooldusasutuste töötajatele, neid ma ka siis järgnevalt kommenteerin. Miks siia on toodud võimalusel, eks siin on ka rahaline pool, sest vaktsiinid teadaolevalt maksavad ja kui need on tööandja poolt
tehtavad, siis peaks neid ka pakkuma töötajatele tasuta, et siin on kindlasti abi ka tervishoiu või terviseohutuse spetsialistidest ja töötervishoiuarstidest, kes ka selle poolega oskavad konkreetset asutust siis abistada. Aga esimene haigus siis, mille vastu me soovitame töötajaid vaktsineerida ja eelkõige neid, kellel on kokkupuude siis verega või kokkupuuteoht verega, siis on B-hepatiit või hepatiit B vaktsiin. Ja vaktsineerida siis tuleks neid töötajaid, kes ei ole eelnevalt teadaolevalt vaktsineeritud või kellel ei ole siis antikehade alusel piisavat kaitset või nende nakatumise põdemise kohta ei ole meil eelnevat infot. Taustaks ütlen, et aastast 1986 ja hiljem sündinud Eesti lapsed peaks olema kõik B-hepatiidi vastu vaktsiini saanud, kui nad ei ole sellest otseselt ise keeldunud. B-hepatiidi puhul on meil võimalik ka siis määrata viiruse pinnaantigeeni vastaseid antikehasid ja nende taseme järgi siis otsustada, kas on töötajal piisav kaitse või mitte. Ja kokku siis vaktsineerimine koosneb 3 doosist, mida siis tuleb manustada 0, 1. ja 6. kuul ja kuskil 1-2 kuud peale 3. doosi tasub siis kontrollida pinnaantigeeni vastaste antikehade hulka. Miks see B-hepatiit on siis toodud eraldi välja, on see, et B-hepatiit on siis üks kõige nakkavamaid verega levivaid viirusi, et siin 100 korda rohkem võimalust B-hepatiidiga nakatuda kui HIV positiivse patsiendi verega lõiketorke vigastuse korral. Teine leetrid, mumps, punetised, eelkõige mõtleme siin leetreid. Siin taustainfoks eelmise aasta septembrist augustini 2024 siis Euroopa leetrijuhtumid 1 miljoni elaniku kohta. Näete, et see Euroopa kaart on päris roheline, mõned riigid ka tumedamad, siin Rumeenia ja mõned teised veel. Eestiski on olnud leetritesse nakatumine sellel aastal, nii et haigus ei ole kuskile kadunud ja on suur võimalus selleks, et ta võib laiemalt levima hakata, eelkõige arvestades meie laste madalat vaktsineerimise taset. Ja meil on vaktsineeritud juba päris mõnda aega, et sellest tulenevalt on ka siis soovitused erinevad, et kes ei ole põdenud ja kes ei ole leetrite vastu vaktsineeritud, siis neil on soovitatud teha 2 doosi, minimaalselt 4-nädalase intervalliga, tegemist on elusvaktsiiniga, et ka seda tuleb siis arvestada, kui on mingeid kaasuvaid haigusi või muid muresid. Kes on saanud 1 doosi kunagi, temale tuleks siis täiendavalt teha 1 doos. Kes on sündinud enne 1980. aastat ja vaktsineeritud leetrivaktsiiniga, temal tuleks teha 1 doos. Ja kes on sündinud ajavahemikus 1980–1992 ja on vaktsineeritud leetrite vastu 2 doosiga, siis on soovitav ka 1 doosiga täiendav vaktsineerimine, kuna osalt oli kasutusel tol hetkel sellise halva immunogeensusega vaktsiin. Ja üldiselt ei pea vaktsineerima töötajaid, kes on siis dokumenteeritud leetrit läbi põdenud, aga see tõenäosus, et meil neid dokumente väga palju alles kellegi on üsna väike. Ja kes on siis sündinud peale 1993. aastat ja korralikult 2 doosi saanud MMR-vaktsiini, siis ka neid ei pea vaktsineerima. Järgmise grupina difteeria teetanuse vaktsiin soovitav on kõigile, mitte ainult töötajatele, vaid kõigile täiskasvanutele iga 10 aasta tagant difteeria teetanuse vastast vaktsineerimist uuendada. Ja kindlasti on mõistlik teha ka ühekordselt ka läkakeha komponendiga difteeria teetanus läkakeha vaktsiiniga. Ja siin tegelikult ei ole isegi intervalli eelneva selle difteeria teetanus vaktsiiniga oluline, et 1 täiendav doos siis läkakeha komponendiga vaktsiiniga. Ja miks see oluline on? Ilmselt on ka meediast teile endale silma jäänud, et läkakehasse haigestumine on Eestis sellel aastal olnud oluliselt kõrgem kui siin pandeemia aastatel või eelmisel aastal, et isegi Terviseametil on siin mõni aeg tagasi antud välja uudis, kus võrreldes eelmise aastaga siis haigestumine oli kasvanud
10 korda siin 2023 august kuni 2024 august, et juba selle aasta augusti seisuga on 97 nakatumist toimunud. Soovitused siis tervishoiuasutuste töötajatele on, kõik võiks olla ühe täiendava doosi saanud läkaköha vastu ja hooldekoduasutustel siis, kui on puhanguid, et siis tasub seda vaktsineerimist mõelda, aga täiskasvanuna kui võtta laiemalt, kui mitte ainult asutuse töötajana, soovitan läkaköha vaktsiini igal juhul teha, kui seda ei ole teinud. Tuulerõuge vaktsiini soovitused on eelkõige nendele, kes siis puutuvad kokku hematoloogiliste, onkoloogiliste ja enneaegsete lastega. Eestis tuulerõuged on siiani olnud väga laialt levinud, et väga paljud täiskasvanud on tegelikult neid põdenud, aga kes ei ole teadaolevalt põdenud, siis tasuks vaktsineerida või kellel ei ole siis antikehad määratavad selle tuulerõuge põdemise kohta ja tegemist on ka siis elusvaktsiiniga, mida tuleb siis manustada 2 doosiga 4 kuni 6 nädalase intervalliga. Ja nüüd selliste igapäevasemate ja iga aastal tehtavate vaktsiinide juurde, et gripp, mis kindlasti on väga oluline infektsioonikontrolli vaatest ka haiglas ja hooldeasutustes töötajatele, mitte tervishoiutöötajatele, minu hinnangul kõigile võiks olla gripivaktsiin tehtud. Et näiteks eelmisel aastal haigestus Eestis üle 35 000 inimese grippi, see on pea üks väiksem linnatäis. Haiglaravi vajas ligi 1524 inimest või 1500 inimest ja suri hospitaliseeritutest 106 inimest ja nendest haiglaravi vajavatest on päris mitmed ka tulnud kuskilt asutuste puhangutest, nii et see võis olla külastajate toodud viirus, aga see võis olla ka töötajate poolt toodud viirus, nii et gripi vaktsineerimine kindlasti on väga vajalik ja on erinevaid riskigruppe, kelle jaoks ta kindlasti on soovitatav, üle 60-aastased, alla 7-aastased lapsed, erinevate krooniliste haigustega, aga siin on eraldi ka välja toodud tööalased ohustatud isikud, tervishoiutöötajad, hooldeasutuste töötajad, kellel oleks siis mõistlik gripivaktsiin teha. Hooajalise gripivaktsiin siis igal aastal sügisel üks doos tuleb siis uuendada. Ja teine haigustekitaja COVID-19, et meie juhendis on soovitusena läinud kirja, et vaktsineerige riiklike juhiste järgi. Kõige uuem info nende riiklike juhiste kohta on vaktsineeri.ee lehel ja siin mõni aeg tagasi Tervisekassa tegelikult saatis ka asutustele laiali sellise infomaterjali, et kellel on tasuta gripi ja COVID vaktsiin kättesaadav. Siin ma keskenduks siis praegu hetkel COVID-ile, kes on meil riskirühma kuuluvad, on rasedad, kõrgenenud riskiga lapsed ja täiskasvanud, üle 60-aastased, hoolekandeasutuste elanikud ja tervishoiu hoolekandeasutuste töötajad on ka siia juurde lisatud, nii et ka COVID-i vastu, kellel on põdemisest vähem kui 6 kuud või rohkem kui 6 kuud möödas või eelmisest vaktsineerimisest, siis tasub ka selle vaktsiiniga ennast uuesti update ida, et oleks jällegi kaitse olemas. Ja vaktsineerimiste koha pealt mul rohkem täiendavalt midagi hetkel öelda ei ole, et kindlasti tekitab see võib-olla küsimusi, et ootan neid siis pärastpoole. Ja ravijuhendis on ka siis soovitus koolituse koha pealt, et koolitus kindlasti on infektsioonikontrolli alaselt hädavajalik, et need teadmised ei saa tekkida ainult tühja koha pealt, et selle eest peaks ka siis hoolitsema vastavad asutused ise, et nende töötajad oleks infektsioonikontrolli ja standardnõuete alal koolitatud ja nende teadmiste kontrolliks tuleks siis läbi viia ka teste. Hetkel ravijuhendi raames koolitust ja testi veel olemas ei ole, aga need on täiendavalt plaanis luua, et rakenduskava plaanides on see ka kirjas. Aga on kindlasti asutusi, kellel on e-koolitusena või kontaktõppena infektsioonikontrolli koolitused olemas, et sellised lahendused kindlasti sobivad ka tänasel päeval ja tahan siin reklaamida ka nii kauaks, kuni ravijuhendi poolt ei ole koolitustel loodud, on digiriigiakadeemia.ee ja sealt leides üles tervishoiu valdkonna ja
kes antavad infektsioonikontrolli standardi isolatsiooni abinõud hoolekandeasutuste töötajatele. seal tuleb ise sisse logida kas ID-kaardi või mobiil-ID, Smart-ID-ga ja on võimalik siis see koolitus läbida ja saab ka selle kohta siis ilusti endale tunnistuse, et on selline oluline teema läbitud. Et igal juhul iga 5 aasta tagant jah, peaks oma teadmisi uuendama, et loodetavasti siis selle 5 aasta sees on meil ka siis üle-eestiline koolitus ja teist kõigile kättesaadav. Ja tänan kuulamast. Nii, tänan meie lektoreid. Olge nüüd hea. Ootame teie küsimusi, et lektorid saaks siis vastata. Kas äkki meie lektorid soovivad veel millegi juurde suunata inimesi kindlasti rohkem, midagi veel meelde tuletada? Saime ühe küsimuse. Mis haiguspuhanguid praegu veel Euroopas ringlemas on peale läkaköha? Peale läkaköha kindlasti on erinevad teised respiratoorsed infektsioonid. RS-viirus on kindlasti oluline viirus, mis ringlemas on ja ilmselt ka suurema hoo varsti ka sisse võtab. Leetreid, mis ma mainisin, on kindlasti ei tasuks ära unustada. Et on siin olnud ka eksootilisematest viirustest juttu, et kas vahvirõuged või Marburgi viirus, aga need ei ole sellist laia levikut leidnud, et eelkõige me tegeleme ikkagi selliste tavapäraste hingamisteede viirustega, mis pandeemiaeelselt olid ka üsna laialt levinud. Et võib-olla Piret või Kaidi tahavad ka siia midagi veel täiendada. On veel üks küsimus. Mis seis praegu Eestis tuberkuloosi antibiootikum resistentsusega on? Siis võime siin meie vastata, et Eesti on multiresistentse tuberkuloosi osas küll Euroopas esikohal, aga see haigusjuhtude arv ei ole suur, see on vähenemistendentsiga ja tuberkuloos ka õnneks ikkagi aasta-aastalt on vähenenud. Uut juhtu aastas. Ma jään küll selle arvu võlgu multiresistentsed, ma ei julge öelda, kas jah, niimoodi, see on kindlasti see tuberkuloosi registris on need olemas, need andmed, need on Tervise Arengu Instituudil saadavad, kas on Mait nii või? Jah, peaks olema, Tervise Arengu Instituut seda registrit peab, et seal on need avalikud andmed olemas ja minu teada on ka peagi valmimas või äkki valminud tuberkuloosi ravijuhend ka, kus võib-olla sellel koolitusel saab spetsialistidelt isegi paremaid vastuseid, kus meie käest praegu. Kas COVID vaktsiini järgseid probleeme? Sellele on nüüd keeruline vastata, et vaktsiinidega kõrvaltoimed kindlasti esineb, et selles mõttes ei saa öelda, et neid üldse ei oleks ja ei ole COVID-vaktsiin selles mõttes selles seltskonnas eriline. Et mis ma saan siin soovitada, et kõikidest kõrvaltoimetest tuleks Ravimiametile teada anda, et mis on tekkinud ja nii on ka tootjal ja riigil tervikuna parem ülevaade, mis toimumas on, aga sellist mingit tänasel päeval ekstra COVID-vaktsiinile öelda, et seda ei tohiks teha või ta oleks
kellelegi vastunäidustatud, et seda mina teile kindlasti öelda siin praegu ei saa. Ootame veel küsimusi kuulajatelt, kui keegi soovib, saame anda ka võimaluse rääkimiseks. Või on äkki mingit juhtu soov arutada või rääkida endapoolseid asju. Kas lektorid soovivad äkki siis midagi kiirelt veel meelde tuletada, et kõik ilusti saaks meelde jäetud? Siis vist ei ole küsimusi või? Aga sellisel juhul siis tänan mina Celsuse poolt meie tänaseid lektoreid. Tänan ka meie kuulajaskonda, keda oli väga palju täna kohal. Tänan nende küsimuste eest ja ma loodan, et meie kuulajad said väga palju head informatsiooni endale. Ja ootame siis jälle teid meie järgmistele ravijuhendite koolitustele, mille info leiate Med24 täienduskoolituskeskkonnast. Aga aitäh teile ja kena päeva jätku! Nägemist. Nägemist. Aitäh ja head aega! Aitäh!